Ainult ühest spordisündmusest, olümpiakoondisest ega ühest suurest teost, mis 4 kuud tagasi umbes lõppes. Me räägime ühest Eesti spordi väga ilusast ja väärikast traditsioonist, mille sarnast naljat lähiregioonis ikkagi ei leia. Olümpiamängud ei lõppe meie jaoks numbritega statistikas või olümpiamängude lõputseremooniaga. Ma tahaks loota, et meie jaoks võiks see lõpp olla täna, kui esitlemisele tuleb Eesti Olümpiakomitee ametlik olümpiaraamat Milano Cortina 2026 25. taliolümpiamängud. Need mängud olid meie jaoks väga erilised nii mitmeski mõttes. Meil oli ajaloo suurim talimängude koosseis, 31 sportlast ja 11 spordiala. Meil oli medal Henri Seltaru hõbe rennisõidus. Lisaks medalile oli ka teisi väga tublisid tulemusi ja eelkõige emotsionaalseid hetke nii sportlastele kui meile, kes me seda kõiki jälgisime. Need kõik väärivad meenutamist ja mul on hea meel, et täna on meil siin inimesed, kes nägid Milano Cortinat väga erinevatest vaatenurkadest, olid nad sportlased, ajakirjanikud, spordijuhid või lihtsalt spordifännid. Ja seepärast ma sooviksingi kõigepealt siia lavale enda juurde kutsuda nende mälestuste kohta uurida Maria Kaldvelt, kes oli Eesti olümpiaajaloos teinud kurlingu mängija. Raamatus on üks hästi tore pealkiri tegelikult kurlingu kohta pandud. Mitte tantsab pöörlev kurlingukivi, vaid trummeldav pesumasin. Kui hästi see pealkiri sinu jaoks kurlingut kui mängu iseloomustab? Eks iga kirjanik kirjutab omamoodi, võib-olla ole natuke selline hektiline mäng ja võib-olla väga palju müra tekitab meile, kes seda kõrvaklappidega kuulavad, aga jah, kirjeldab hästi. Kui sa nüüd vaatad talimängudele tagasi, siis mis tunne sul esimesena meelde tuleb? Kas see on tänulikkus, rõõm, on see sportlaslikult see perfektsionism, et kuidagi oleks saanud midagi paremini või mis see tunne on, mida sa täna 4 kuud hiljem tunned? Võib-olla uhkus selle tiimile ja selle üle, et me tegelikult ikkagi lõpuks jõudsime olümpiale, käisime seal ilusas Cortinas mägedes ja esindasime Eestit esimesena siis olümpiamängudel kurlingu tiimiga, et ma arvan, et see saavutus omaette olla seal 10 seas ikkagi. See, et te olite Eesti esimesed, kas see andis rohkem inspiratsiooni või oli ta selline, kuidas ma nüüd ütlen, lisapinge või andis ta sellist lisapinget? Kumb ta oli? Ega me teadsime, et teistel on sinna raske saada kurlingus, et kui keegi läheb, siis lähme meie, seega ma arvan, et see on ikka motivatsioon pigem sinna jõuda ja ikkagi Eestit esindada nii hästi kui oskame, et sinna saada oli väga raske, seal mängida oli väga raske, seega ma arvan, et lõpus nüüd vaadates sellele peale on tegelikult pigem uhkus, et me seda tegelikult tegime ära ja suutsime ikkagi nagu näidata, et saame ka olümpiavõitjad võita, et võitja küll vähesemaks kui oleks tahtnud, aga sellegipoolest üks väheseid, kes suutis siis Rootsile tuule alla teha. Te olete kurlingu paarina käinud erinevatel suurvõistlustel olümpial esimest korda. Mis on see olümpia erilisus sportlaste jaoks? Täna sa saad seda öelda. Ma arvan, et kogu see sportlaste kogukond seal, kõik see professionaalsus, nii palju tublisid sportlasi üle maailma, kes tegelikult on nii palju vaeva näinud, et sinna üldse jõuda, seega ma arvan, et see ongi see erilisus, lihtsalt eksklusiivsus ja uhkus kuuluda sinna olümpialaste klubisse. Viimaseks ma küsin sinu käest, et mis oli see selline spordiväline või sooritusväline eredam mälestus nendelt mängudelt? Kõige põnevam ilmselt oli see, et igas olümpiakülas oli väga erinev siis toitlustus, kuigi kõikides oli iga päev pastat, siis meil sai hommikusöögiks sai pitsat, lõunasöögiks sai pitsat ja ka õhtul sai pitsat. Ja olümpial on väga tore asi, et öösel saab ka süüa, öösel sai ka pitsat. Selles mõttes me küll ei söönud kogu aeg pitsat, aga see oli ka valikus olemas, seega oli päris tore näha, et ikka Itaalias, et pitsa oli kogu aeg seal olemas lisaks salatile ka. Kas Eestis on ka veel pitsat teinud või siiamaani ei ole? Ma õnneks vist ei söönud seal nii palju seda pitsat, et ma võib-olla Eestis nagu eemale hoiaks, kuigi seal oli päris hea, selles paar korda kui võtsime, siis tasus võtta, aga ühe korra vist olen söönud pärast seda pitsat Eestis. Vist ei kipu, jah?
aitäh sulle nende juttude eest, aitäh selle olümpia eest ja palju edu tulevikuks. Aitäh! Järgmisena ma saan siia kutsuda Gerd Kanteri, kes tuleb ka, räägib võib-olla siis sellest meile, kuidas on olla nüüd täna natukene teises rollis sellel olümpial. Gerd, sa oled olümpiat kogenud sportlasena, tänaseks ka juba siis spordijuhina, muidugi medalivõitjana. Mis oli kõige suurem erinevus, kui sa nüüd tagasi vaatad kahel erineval rollil? No eks ma natuke treeneri rollis selles mõttes olen seda teistpoolsust juba kogenud, aga võib-olla minu enda jaoks oli esmakordne siis taliolümpia kogemus. Mul oli küll jah võimalus Pyeongchangis oleks olnud võimalus olnud osaleda, aga see mulle ei sobinud ja siis ma sinna tõesti ei jõudnud, aga nüüd mul oli tõesti hea võimalus siis Eesti koondise ridades seal taustal olla ja kindlasti see oli huvitav, et jah, muidugi omamoodi taliolümpia on killustatud, ütleme, et on palju väikseid külasid, et ei ole tõesti seda suurt efekti võib-olla, mis tõesti suveolümpial on, et ma mäletan oma esimest kogemust siis ise Ateena olümpial, et kui sa tõesti lähed sellesse sööklasse või siis sellesse söögihoonesse, see on nagu nii suur, et see on nagu põhimõtteliselt nagu see Viru keskus, et sa seda teist otsa ei näe ja sul on seal erinevad maailma köögid. Et see on juba see, mis lööb sellise noore sportlase pea segi ja nagu siin just Maria rääkis, et kuidas ta sõi hommikuks, lõunaks ja õhtuks ja ootaks pitsat, et eks siis jah, kõik need söögid selles mõttes löövad natukene pea segi. Aga ei, kindlasti oli huvitav seda taliolümpiat seespoolt näha ja kui sul on võimalus selles mõttes elada meie sportlaste ägedatele sooritustele kaasa, siis kindlasti need emotsioonid olid vahvad. Närvesööv on ilmselt see olümpia nii sportlastele, treeneritele, aga ka nendele, kes tegelevad nende sportlaste sinna viimisega, näiteks ongi EOK inimesed. Kas see närvipinge ja vastutus on ka kuidagi teistmoodi, kui sa oled sportlane, oma tulemusest vastutad ja siis, kui sa justkui esindad tervet seda koondist? No ma arvan, et EOK selline vaieldamatu raudvara on Martti Raju spordidirektori rollis, kes selles mõttes on seda ametit sisuliselt 30 aastat vedanud ja on ülikogenud ja ma usun, et tänu sellele väga paljud sekeldused meie sportlastel on jäänud olemata ja paratamatult, et ega need riigid, kus need olümpiamängud toimuvad, et kaasa arvatud Itaalia, et ega nad ei hiilga selles mõttes sellise suurepärase asjaajamisega, et sul võib olla seal mingisuguseid korraldusi või numbreid, kuhu helistada, kus siis tuleb abi saada, et pigem on hea, kui sul on üks selline kogenud selles mõttes ametnik, kes tegelikult oskab juba neid potentsiaalseid karisid aimata ja korraldada asjad nii, et sportlased selles mõttes saavad mõjutatud, saavad kõhu täis, saavad võimaluse oma varustus kätte saada, sest ütleme, et ikkagi väga tihti, eriti taliolümpia puhul varustuse logistika on väga-väga oluline. Ja kui sul on selles mõttes selline inimene, kes oskab neid asju kõike ette näha ja arvesse võtta ja ka mingisuguseid potentsiaalseid probleeme ennetada, siis ma arvan, et see on kindlasti ühele koondisele väga oluline ja seda enam, et kui ta on ka selles, ütleme siis võrgustikus omab olulisi kontakte, siis see on samamoodi väga-väga tähtis. Viimane küsimus sulle, kui rääkida just tänasest sellest raamatust, miks see on oluline, et Eestil on selline olümpiast päris raamat, mitte ainult artiklid, storid, reelsid, postitused sotsiaalmeedias, et mis selle nii-öelda sinu vaates just, et mis selle väärtus on? No ma arvan, et eks iga raamatu ju väärtus reeglina ajas kasvab, et see, mis ta võib-olla on täna ja see, mis võib-olla minu enda jaoks oli see olümpiaraamat aastal 2008, et see kindlasti
ajas muutub ja see, mis see raamat on täna Henri jaoks või Niina jaoks samamoodi, et ma arvan, et see tegelikult ajas läheb ainult paremaks ja ühel hetkel, kui oled oma sportlaslikud tegevused lõpetanud, siis tegelikult on ju päris hea nagu meenutada ja seda enam, et kuna see tänane raamat ei ole enam lihtsalt selline statistiline nagu peegeldus, vaid see on tegelikult väga sellised personaalsed lood, sellised huvitavad mõtted, siis ma arvan, et seda kunagi võib-olla hiljem sirvides leides sealt uusi nüansse, siis ma arvan, et see on sellele osalejale endale väga-väga põnev. Ja tõesti, et ega need olümpia tegemised on selles mõttes sellise hästi pika vinnaga, et selle ikkagi see sügavam sisu tuleb välja aastate jooksul. Et ma usun samamoodi, et Henri tulevikus erinevate inimestega kohtudes kuuleb kellegi mingi personaalset lugu, kus tema näiteks tema tegemistele kaasa elas. Seda enam, et täna on ju, ütleme siis, kogu see pilt kättesaadav mitte ainult telekast, vaid telefonidest ja kust iganes. Et kindlasti on põnevaid lugusid, kus keegi, ma ei tea, liiklusummikus või mingil muu koosoleku vahel elas kaasa ja et selles mõttes ma arvan, et see kõik nagu tegelikult aja jooksul hakkab vaikselt kooruma ja seda kindlasti on hästi põnev kuulda. Aitäh sulle lugude eest ja vastuste eest. Olümpiamängud ja paralümpiamängud käisid sel aastal sisuliselt ühte jalga. 2 spordipidu üheskoos lõid justkui sümbioosi, mõistid päris palju tähelepanu ka paralümpiale ning tekitas huvi, mida enne polnud nähtud. Seepärast soovingi siia lavale kutsuda Alfred Värniku, Eesti Paralümpia delegatsiooni juhi Milano Cortina mänguselt. Alfred, kas see on lihtsalt ilus jutt või oli sportlastel endil ka tunne, kui sa kõrvalt vaatasid, et tegemist on tõesti ühe suure spordipeoga, kus kõik on olulised ja kõik on samaväärselt? No ütleme niimoodi, et kui olümpiat kõrvalt vaadata, siis tahes-tahtmates on üks suur spordipidu. Ja kuna minul varem sellist kohapealset kogemust paralümpiamängudelt ei olnud enne Milano Cortinat, siis ma ei osanud midagi eeldada, aga koha peal olles ma sain esimesel päeval juba lennujaamas aru, et see on võrdväärne pidu ja vahet ei ole, et kas osalejad on füüsilise nägemispuudega sportlased või mitte, aga pidu oli ikka. Mida tähendas üldse delegatsiooni juhtimine paralümpiamängudel? Mis on need detailid, mida publik kunagi ei näe, aga sina mõtled praegu tagasi, mõtled, see oli nii tore, see oli nii äge ja ma tahaksin terve elu neid mälestusi endaga kanda. No ütleme nii, et kui Gert siin just rääkis, et nende raudvara olümpiamängude ajal on Martti Raju, kellel on 30 aastat kogemust sellel positsioonil, siis mina sain selle positsiooni jaanuaris ja minek tuli märtsis. Nii et mina pidin siis selle 30 aastat kogemust kuidagi tagasi tegema. Ehk siis, mis tähendas seda, et ma lugesin 2500 lehekülg reegleid iga õhtu, kui tööpäev läbi sai, iga öö, iga hommik. Kui ma sõitsin tööle, siis lugesin bussis, kui ma sõitsin koju, et jõuda Martti Raju tasemele ja ma arvan, et see jääb mu kõige enam meelde, aga koha pealt võib-olla koondisega koos olles, mis on nagu kustumatu mälestus oli siis, kui minu tiim mind tänas õhtusöögil peale seda, kui meie olime siis võistluse lõpetanud ja see läks nagu tõsiselt hinge, nii et aitäh, Kärt ja Nain, sain ka sess pitavad seal, et see oli tõsiselt tore kogemus. Kui olümpia ja paralümpia lood on ühes suuremas mälus koos, näiteks kas või mälestused nendest kahest talimängudest kokku panna, siis kas aitab ka sportlaseid endid, et tunnetatakse, et ollakse osa samast ühest Eesti spordiloost? Ma ütleks, et see aasta oli meie jaoks väga märgilise tähtsusega, sest parasportlased on nüüd esmakordselt Team Estonias ja me olemegi ühtne tiim. Me olemegi Team Estonia. Paralümpia on osa ka olümpiatsüklist. Meil on samuti ülekanded ERR-i vahendusel
ja me olemegi üks tiim ja ma arvan, et ma loodan, et rohkem ja rohkem parasportlasi tunneb samamoodi ja et nad ei arva, et nad on kuidagi mingisugune väike vend, vaid me olemegi ühtne Eesti tiim. Väike vend, kui me vaatame nüüd siia piltidele, siis minul tekib kohe küsimus, et kas aeti nagu segamini ka ja küsiti sinu käest, et võib-olla nad eksinud, et korvpalli EM jagatakse mängu hoopis mingisugusel muul aastal. Eks küsiti ikka, et mis mu see taust on, aga ma ütlen, et ma saan seda küsimust iga päev tänavatel, igal pool, aga mingisugune korvpalli taust on küll, aga seal ma olin puhtalt, olin ainult delegatsioonijuhi rollis ja minu eesmärk oli siis ka teha nii, et minu koondisel oleks probleemitu ja kõik nii-öelda mured oleks lahendatud enne, kui need isegi tekkida jõuavad. Aitäh sulle ja jõudu edaspidiseks! Ja läheme otseselt juba tänase raamatu juurde. See raamat ei oleks täna siin laua peal inimestele kättesaadav, kui ei oleks seda meest, kes selle kõik kokku paneb. Ajakirjanik ja ma võiks isegi öelda, et võib-olla hingelt üks suurimaid spordifänne, keda me üldse teha. Hoid Tervela! Tere õhtust ka spordiürituse poolt. Ott, mis olümpiaraamatu kirjutamisel üldse kõige raskem on? On see mingisuguste seikade valimine, on see loo fookuse leidmine või nende emotsioonide väljendamine, et need emotsioonid saaksid ikkagi inimesteni läbi teksti? Kaks asja. Üks tasand on selline üldisem, et kui võtta seda raamatut tervikuna, siis selle nii-öelda vormi saamine, et ta jookseks loogiliselt, et peatükid oleksid mängudel juhtunud peegeldavad, et kogu selle struktuuri paika saada. See on nagu üks väljakutse ja siis lugude kirjutamise väljakutse on see, et olümpia on möödas selles hetkes, kui neid lugusid kirja pannakse päris mõnda aega juba. Sageli on muud tööd ja tegemised peale tulnud, nii-öelda olümpiapohmell, mis muuseas on ka spordiajakirjanikel pärast 3 nädalat järjest koha peal tööl olnud, et ka see on juba läbi võetud, aga siis selleks, et need lood tõesti niimoodi hingega kirja panna, on vaja ennast mõtetes sinna tagasi mõelda. Sellesse olümpiakeskkonda, sellesse meelehullu ja selle jaoks on vaja natukene aega ja mingit sellist rahulikku kohta ja ruumi ja see tegelikult on mõnevõrra väljakutse selle leidmine muude argitoimetuste keskel. Mingisugune jalgpallihooaeg käib ja siis valitakse mingid presidenti kuskil ja mõned. Sa oled just kui meie Eesti olümpialoo Liivimaa Hendrik, aga natuke nagu jälle ei ole. Kunagi olid olulised tulemused ja nende ikkagi tulemuste ja statistika dokumenteerimine, aga nüüd eelkõige ikkagi tunnete, mõtete, emotsioonid edasiandmine. Milline väljakutse see sinu kui ajakirjaniku jaoks ja tegelikult ka siis selle raamatu autori jaoks? Tulemused annavad küll loole selle ajendi, aga nad ei ole kindlasti lugu tervikuna, vaid see lugu peitub ikkagi nende tulemuste taga, kuidas sinna tulemusi on jõudnud. Sõltumata sellest, kas tulemus on sportlase jaoks olnud rõõmustav või pettumust valmistav, see lugu seal taga on ikkagi ju alati olemas. Ning tõsi on see, et olümpiaraamat kindlasti on muutunud ka seetõttu, et lihtsalt ka see, kuidas tippsporti halb sõnaga tarvitakse või siis jälgitakse, see viis on ka muutunud, et ei ole enam vajadust sellised dokumenteeritud andmeteose järel, vaid pigem on minu hinnangul, pigem on väga kindlalt, on väga selge vajadus ja nõudlus jäädvustada see meeleseisund, mis nende olümpiamängude ajal parajasti valitses, et see pakub huvi praegu meenutamiseks, aga 10, 20 või 50 aasta pärast, et nende olümpiaraamatute kokkupanemisel ma ise olen alati mõelnud, et ta peab olema huvitav lugeda nii kohe, aga ka kunagi kauges tulevikus, et nagu praegu loetakse erinevaid klassikalisi olümpiaraamatuid. Ehk siis tegelikult nende lugude eesmärk võiks olla ikkagi selline spordimälu hoidmine. Jah, see on väga hästi öeldud. Selles mõttes natuke vist Liivimaa Hendrik tegi umbes sama asja küll. Kas oli mõni sportlane ka
või siis jah, just nimelt kas sportlane, kelle isiksus või kuvand või näiteks mingisugune spordiala sealt talimängud, mille tähendus raamatu tegemise käigus kuidagi sinu jaoks muutus? Kuna ma ise olin seda päris näppuvigi sees ilulitamist puudutavas peatükis, siis seda peatükki kokku seades ja neid lugusid kirjutades õppisin ise ka päris palju selle spordiala mingite nüansside kohta, mida seni polnud teadvustanud erinevate spetsialistide abil siis. Ja ma usun päris palju need said ka sinna raamatusse kirjutatud. Anna Levandi kirjutatud lugu sellest, mis toimub maailma iluisutamises, on selline väga silmi avav, ma julgen öelda. Mida see raamat peaks Eestile, spordisõbrale või üldse tänastele näiteks noortele? Inspiratsiooni. Kindlasti inspiratsiooni. See, kuidas Eesti, väga väike Eesti oli 31 sportlase 11 spordialal esindatud. Mida spordiajakirjanik olümpiamängudel teeb? Eelkõige ta ootab kas sportlast, kas ootab intervjuud, ootab bussi, ootab rongi või ootab seda, et saaks sööma või magama. Ootamine on tavaline. Ja ühe ootamise käigus ühe Šveitsi kolleegiga sattusin juttu ajama, Šveits suurus välispordi maa 42 sportlast delegatsioonis. Ja siis uuris, et palju meil on, ütles, et 31 ja tükki spordiga ta oli siiralt imestanud. Ja et mitte öelda, et ütles, et see on väga saavutus nii väikese riigi kohta. Mul on tunne, et me Eestis ei saa tingimata sellest ise aru. Sellepärast, et saavutus on ka see, kui Eesti talisport on seda laialdaselt maailma areenil, mida olümpia kahtlemata on esindatud. Ning kogu see pakett, kõik need sportlased, kes olümpiamängudel ennast välja võitlesid ja seal siis võistlesid, iga ühe taga neist peitub inspireeriv lugu. Ning autorite abil me oleme proovinud selle kogu inspiratsioonipaketi sinna raamatusse kirja saada, et kes iganes seda loeb, saaks inspireeruda Eestist, eestlastest, Eesti sportlastest. Kui lugeja võtab selle raamatu nüüd 20 aasta pärast kätte, siis mida sa tahaksid, et ta just nende talimängude kohta sealt teada saaks või mõistaks? Et Eesti on väga vinge talispordiriik. Ja kas raamatust jäi midagi välja, aga vääriks võib-olla täna veel ikkagi korra siiski meenutamist? Ma ei usu, et midagi sellist ei välja, mida ma nagu kahetseks, seda seal ei ole. Valikuid tuleb alati teha, aga kõigi Eesti sportlaste lugu on kirjas. Selle arvelt tõsi, välismaa spordil seda puhku on lugu veidikene vähem, aga see on ikkagi meie olümpiaraamat. Me ei tee seda mingile globaalsele auditooriumile. Me teeme seda iseendale, nii et meie sportlaste lood on need, mis seal olema peavad. Ei saa jätta seda küsimust küsimata. Kes võidab MM-i? Saksamaa kuulda. Väga tore. Aitäh sulle, Ait, nende lugude ja juttude eest. Käsi raamatu. Ja enne, kui päris lõpp kätte jõuab, siis tahame tänada kindlasti Healugu kirjastust, Rahvaraamatut, kus me täna oleme, autoreid, sportlasi, kelleta neid lugusid ei oleks. Muidugi olümpiafänne, kellel on kõik oma roll selles, et need raamatud on edukad ja see projekt on edukas, sest kui ei oleks lugejaid, siis kellele me seda raamatut teeksime. Nii et suur tänu teile kõigile ja kui te tahate osta seda raamatut, siis soovitan seda osta täna, sellepärast et täna saate selle soodushinnaga. Nii et kõik ruttu raamatuid ostma ja kui te leiate üles siit ka sportlased, kellelt autogramme tahate, siis see on ka võimalik. Enne veel, kui siin kõik inimesed laiali jooksevad, siis sportlased ja Ott Järvele ma palun teid siia lavale, et me saaksime teha ka veel ühe ühispildi. Mina ütlen teile kõigile aitäh, ilusat suve ja nautige meie ilusat suveilma.